Tere tulemast vaatama meie seeriat Mis värk sellega on. Ja täna on mul meie vestluskaaslaseks kauaaegne sõber, tänane kolleeg ja üle maailma tuntud patristika spetsialist Tarmo Toom. Tere tulemast meie vestlusse ja aitäh, et sa selle aja ja oma pühendumise võtnud. Me tahaksime täna rääkida sellistest kummalistest asjadest nagu klambersulud piibli tekstis. Mis asjad need on ja kuidas peaks üldse nendesse suhtuma? Aitäh selle võimaluse eest. Tore tulla siia. See on põnev teema, sest tõepoolest kindlasti paljud lugejad on märganud, et loed teksti ja äkki on seal nurksulud, natuke aega läheb teksti, siis lõpeb ära ja läheb edasi tavaline tekst. Miks need seal on? Ja ma arvan, et alustada sellele küsimusele vastamist, et miks on piiblis nurksulud, tuleks kõigepealt tõdeda, et ühestki piibli raamatust ei ole säilinud autograafe ehk originaale. Mis meil on suur hulk käsikirju, mille põhjal on siis rekonstrueeritud parim, usutavalt algupäraseim tekst. Ja see kehtib muidugi Uue Testamendi osas rohkem kui Vana Testamendi osas. Sellegipoolest see fakt, et originaalid on kadunud ja tegemist on rekonstrueeritud eklektilise lähtetekstiga. See aitab meil seletada ka nurksulgude kasutamist. Ja kui tohib, siis võib-olla alguses paar iseloomustavat sõna selle kohta, kuidas siis Heebrea pühakirja tekst välja näeb ja kuidas Uus Testament välja näeb. Heebrea pühakirja käsikirjade arvu ei ole täpselt teada, õieti keegi ei oska seda öelda, aga neid on tõepoolest tuhandeid. Enamus nendest on pärit keskajast ja põhjus on selles, et juudi seaduse kohaselt kõik deformeerunud, kuidagi vigased ja kulunud käsikirjad tuli hävitada. Selle tõttu on varasemast ajast, ütleme küll Qumrani koobastest ja mujalt on fragmente ja nii edasi, aga põhitekstid on nagu suht hilised. Samas on see tekst olnud väga-väga stabiilne juba peaaegu 2 aastatuhandet. Säilinud on ligikaudu 6000 masoreetide käsikirja ehk rabide piibli käsikirja ja need on siis keskaegsed ja need on tõesti hämmastavalt sarnased. Nüüd kindlasti piibli lugejad on märganud, et Vanas Testamendis nurksulgusid ei ole. Heebrea pühakirja serval on aga ohtralt tekstikriitilisi märkusi ja selle nimi on Masoraa. See tähendab seda 6. kuni 10. sajandini kõik tekstikriitilised märkused kirjutati servale ja neid teksti kunagi ei lisatud. Ja see on ka põhjus, miks nurksulgusi ei ole vaja, et kõik tekstikriitiline värk toimub käsikirja servas. Ja see Masoraa, see viitab kohtadele, kus on õigekirja probleeme, näiteks teksti vormiga olid mingid probleeme, siis kus on kasutatud kas ebatavalisi sõnu või mingisuguseid veidraid grammatilisi vorme, kus märgiti tihti ära, mitu korda vastav sõna piiblis esines, või siis on kirja kohta, kus koopiate tegijad kippusid eksima. Ja siis pange tähele, siin tuleb seda tõlkida niimoodi. Nii et tegelikult Vana Testamendi tekstis ei ole nurksulgusid. Nüüd meie uus piiblitõlge ilmselt hakkab kasutama nurksulgusid ka Vanas Testamendis, aga põhjus on hoopis teistsugune. Nimelt varakristlaste kreekakeelne piibel, Septuaginta, erineb kohati heebreakeelse piibli tekstist. Ja et välja tuua need erinevused, mis on siis kristliku piibli tekstis ja mis on siis juudi pühakirja tekstis, selleks hakatakse kasutama nurksulgusid. See tuleb muidugi akadeemilises versioonis, kas see üldpiiblisse jõuab või mitte, ilmselt mitte. Aga vähemalt märgitakse ära need tekstide erinevused, aga see ei ole meie tänane teema, see on teiseks korraks. Nii palju Vanast Testamendist. Uue Testamendi asi on veelgi keerulisem, siin ei ole niisugust ühtset läbivat tekstid läbi aastasadade olnud, vaid see tekst tuleb rekonstrueerida ligikaudu 5800 kreekakeelsest käsikirjast, milles siis tekstivariante, mis leiduvad, on kuskil 300 000 ja 500 000 vahel. See, mida praegu peetakse parimaks rekonstrueeritud tekstiks, on lisaks veel kõigele ka hüpoteetiline tekst. See tähendab, et ühtegi tegelikku käsikirja sellisel kujul ei ole. See on nende käsikirjade põhjal kokku pandud, mis arvatakse siis seal Münsteris on üks piibli instituut, kus kõik need käsikirjad on koos ja siis tudengid vaatavad ja võrdlevad neid tekste ja kirjutavad tekstide variante välja ja see on väga huvitav ja suur töö. Nii palju võib-olla üldiselt nende tekstide olukorrast.
Aga nüüd tahaks korra näidata kreekakeelset Uut Testamenti, kus me siis neid nurksulgusid leiame ja just eriti seda joonealust kribu-krabu, mis on. See on üks igavesti huvitav materjal ja seal on hästi põnevat informatsiooni. Selle abil me saame teada erinevaid sõnastusi, mis nii-öelda lähtetekstis võiksid olla ja ka selle sõnastuse kaalukust, kas seda toetavad vanemad ja kõige paremad käsikirjad või siis hilisemad käsikirjad ja vähem olulised käsikirjad. Nüüd nurksulgusid võib kasutada rohkem või vähem. Tekstikriitilises väljaandes on neid tunduvalt rohkem kui näiteks meie üldpiiblis. Meie üldpiibel ei ole tekstikriitiline väljaanne. Aga nüüd sõltuvalt sellest, kui palju seda tekstikriitikat tahetakse lugejale edasi anda, sõltub ka siis sellest, kui palju neid nurksulgusi võiks näiteks üldpiiblis kasutada. Tõdeme veel kord, et meie piiblis on neid suhteliselt vähe. No mõni ei taha neid seal üldse näha, sest arvatakse, et see heidab nagu kahtlust piibli usutavuse kohta. Mina ei arva niimoodi. Pigem tuleks olla aus lähteteksti suhtes, et kui tõesti ei ole teada, mida see lähtetekst ütleb, et kui tõlked selle kõik ilusti ära siluvad ja vaiba alla pühivad, siis on tegemist vaga valskusega pigem kui aususega lähteteksti suhtes. Nii et need näitavad ära tekstuaalselt problemaatilisi kohti. Ja mõte oli nüüd selle juurest liikuda siis konkreetselt nende nurksulgude juurde, mida me Uues Testamendis näeme. Ja võib-olla lugejad võtaksid oma eestikeelse piibli välja ja peaksid järge, et siis kus me neid leiame. Kui ma ei eksi, siis esimest korda nurksulud on Uues Testamendis Mattuse 6.13. See on meie isa palve benediktsiooni ehk õnnistussõnade puhul. No miks need seal on? Meie isa palvelugu on üldse keerukas, sest Jeesus rääkis teatavasti aramea keeles ja evangelistid tõlkisid üksteisest sõltumatult, vähemalt meie isa palve osas, need sõnad kreeka keelde. Tulemuseks on see, et meil on säilinud põhiliselt 3 erinevat varianti meie isa palvest kreeka keeles. Kõige lühemalt, kõige algsemal kujul on see ilmselt kirjas Luuka evangeeliumi 11. peatükis. Liturgiliselt täiendatuna leidub see meie isa palve ka Mattuse evangeeliumis ja Didache 8. peatükis. Didache on 1. sajandi kirikukord. Lisaks on Mattuse evangeeliumi käsikirjades 7 sõnastuse varianti ja Luuka evangeeliumites 4. Markuse evangeeliumis meie isa palvet teatavasti ei ole. Kuid on niisugused killukesed meie isa palvest. Näiteks, kui te olete palvetamas, siis andke andeks, kui teil on midagi kellegi vastu. Et ka teie taevane isa annaks andeks neile, kes on eksinud. 11.25 ja valvage ja palvetage, et ei satuks kiusatuse 14.38. Need väiksed jupid on, aga tervet palvet Markuse evangeeliumis ei ole. Nüüd selle palve vorm ei olnud esimese aastatuhande alguses rangelt fikseeritud. Meil on juba 3. sajandist esimesed kommentaarid meie isa palvele, Tertullianuse ja Küprianuse poolt. Need on esimesed täispikad kommentaarid meie isa palvele ja selgub, et see vana ladinakeelses tekstis nende klauslite järjekord ei olnud veel fikseeritud. Need on erinevad, mida nad kasutavad. See tähendab omakorda, et meie isa palvel võib-olla ei olegi olemas originaalsõnastust, kui midagi niisugust üldse võiks mõelda. Pealegi tegu on ju näidispalvega, mitte fikseeritud sõnastusega palvega, sest öeldakse, kui te palvetate, siis öelge nõnda, hutos kreeka keeles. Ei ole niimoodi, et korrake neid sõnu, vaid öelge nõnda. Nii et see on nagu näidispalve ja see tekst on fikseerimata. Aga see selleks. Nurksulud on 16.13 ümber. Asi on selles, et benediktsiooni ehk doksoloogiat Mattuse ja Luuka evangeeliumi parimates rekonstrueeritud tekstis lihtsalt ei ole. See esineb erineval kujul Didaches, see on siis jällegi see kirikukord, ja Tatiani Diatessaronis, mis on siis 2. sajandi koonde evangeelium, mis kirjutati kokku 4 evangeeliumi põhjal. Benediktsioon on põhimõtteliselt kokku pandud 1. ajaraamatu 29. peatükist ja 2. Timotuse 4. peatüki 18. salmist. Nii et see on piibelik sõnastus, aga algselt selle palve juurde see ei ole kuulunud. Lisaks on benediktsioonist mitmeid variante. Osades on ära jäetud riik, teistes vägi,
esineb ka kolmaisuslik vormel, sest sinu päralt on Isa, Poja ja Püha Vaimu riik, vägi ja au igavesti. Aamen. See on kreekakeelne käsikiri 1253. Sõna aamen esineb ainult Mattuse evangeeliumi hilisemates käsikirjades ja paavst Clemensi Vulgata versioonis, see on siis 16. sajandil. Miks seda ikkagi eestikeelsesse teksti veel lisatakse, ausalt öeldes ei tea. Aga seal ta on. Niisiis nurksulud on meie Isa palve lõpulause ümber, sest see sõnastus pärineb palve hilisemast liturgilisest kohandamisest. Ja no ma ei tea, palju inimestel on kogemusi oikomeeniliste läbirääkimistega või kui nad on näiteks katoliiklastega ühes ruumis ja öeldakse koos meie Isa palvet, siis katoliiklased panevad suu kinni ja protestandid kõik ütlevad ja sinu riik ja tahtmine sündigu igavesti aamen, eks ole. Nii et nendel on tegelikult hieronüümuse kaudu tulnud Vulgatas see lühem vorm ilma benediktsioonita ja see on tegelikult teksti parem vorm, aga kuna see liturgiliselt kohandati, siis vähemalt meie kirikutes öeldakse alati ka need õnnistussõnad. Kui ma ei eksi, siis õigeusu kirikus ütleb seda ainult preester, selle benediktsiooni. Nii et see on esimene kord, kui me näeme siis nurksulgisid Uues Testamendis. Nüüd vahepeal lähme natuke kiiremini. Mattuse 12:47. Järgmine koht, kus on nurksulud. Ja see tekst lihtsalt puudub parimates käsikirjades. Mattuse 16:2-3 samuti puudub parimates käsikirjades ja võib-olla on lisatud teksti paralleel teksti tõttu Luuka evangeeliumi 12. peatükk. Seda juhtus tihti, et synoptilised evangeeliumid, mis justkui rääkisid ühest samast asjast, et sõnastused läksid segamini. Kopeerija kirjutas vahest midagi peast, mäletas Luuka evangeeliumist ja lõpuks see lipsas käsikirja sisse. Samuti puudub Mattuse 20:16 parimates käsikirjades. Võib-olla on hiljem tekst lisanud jällegi Mattuse 22. peatükist. Siis on Mattuse 21:44, esineb küll mitmes heas ja vanas käsikirjas, aga samuti puudub mõne olulises käsikirjas. Ja minu arust, kui soov on kasutada vähem kandilisi sulgusid, siis Mattuse 21:44 võiks olla üheks kohaks, kus need võib ära jätta. Ei ole just tingimata tarvis neid sinna panna. Nii palju Mattuse evangeeliumist, nii et meil on kokku 1, 2, 3, 4, 5 kohta, kus ma nägin nurksulgusid. Nüüd kõige tuntum juhtum nurksulgude jaoks on ehk Markuse evangeeliumi pikem tekst. See on siis 16:9-20, mida tõlgitakse ikka veel ka eestikeelses piiblis, kuigi see asetatakse siis kandilistesse sulgudesse. Sest vanimad käsikirjad lõppevad 16:8. Käsikirjad, mida Erasmus kasutas oma trükitud kreekakeelse Uue Testamendi jaoks, see ilmus siis aastal 1516. Tema kasutas põhiliselt käsikirju, mis olid keskaegsed käsikirjad, tähendab, need ei olnud parimad käsikirjad. Ja seal oli see teksti osa olemas ja sellest ajast saadik on see ka Uue Testamendi osaks jäänud. Kuid Eusebiuse kanoonilised tabelid, siin kreekakeelse piibli ees on jällegi üks tabel, ma unustasin selle alguses näitamata. Kanoonilised tabelid on selline asi 4. sajandil juba tehtud, kus näidatakse siis ära, kus evangeeliumi perikoobid, ma ei leiagi seda, kus see siin on, kus 4 evangeeliumit räägivad sama juttu, siis on kus 3 evangeeliumit kattuvad, siis kus on 2 ja siis kus on 1 ehk originaalne materjal. No siin on see kanoonilised tabelid. Ja selles väga vanas tööriistas seal Markuse evangeeliumi lõppu teksti ei leidu. See tähendab 16:9-20 seal ei ole. Ja tõsi see on, selle lõigu sõnavara erineb Markuse evangeeliumi sõnavarast ja stiil ka samuti ei kattu Markuse evangeeliumi autoriga. Ja kui keegi ei taha uskuda, et Markuse evangeeliumi lõpp kas puudub või on kaduma läinud, siis tuleb tal selgitada, miks lõpeb Markuse evangeelium sidesõnaga aga, kaar. Ja tõepoolest, nii lõpeb. Seletusi on mitmeid, mis seal täpselt juhtus ja nii edasi, aga fakt on see, et teksti ei ole. Nii et käsikirjadest leiame vähemalt 4 erinevat Markuse evangeeliumi lõppu, kuid eestikeelsest piiblist saame teada ainult 1. Oleks ju päris tore, kui saaks kõike 4 lugeda ja kõik võiks panna kandilistesse sulgudesse. Aga ükskõik mis põhjustel on otsustatud siis jääda selle 1 lõpu, pikema lõpu juurde. Nii et kõige kuulsam juhtum on Markuse evangeeliumi lõpp. Nüüd Johannese evangeeliumis, ja sellest oli ka pilt sellest kriitilisest aparatuurist, on siis lugu abielurikkujast naisest. See on siis 7:53-8:11.
ja jällegi see lihtsalt puudub kõige paremates Johannese evangeeliumi käsikirjades. Papyros 66 ja 75, mis on kõige vanemad, siis Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus, Codex Washingtonianus, siis järgmine suurepärane Codex Alexandrinus. See koht ei ole loetav, aga see teksti vahe on nii väike, et see perikoop sinna ära ei mahuks, nii et ilmselt seal samuti ei ole. Oma praegusel kohal on Johannese 7, 53, 8, 11. See ausalt öeldes katkestab nagu narratiivi loogikat, kus see tekst esineb. Ja seepärast on seda paigutatud ka 7.36 järgi, 7.44 järgi, 21.25 järgi ehk täitsa evangeeliumi lõppu. See on siis käsikirjade perekond 1 ja isegi Luuka evangeeliumisse peale 21. peatüki 38. salmi, see on perekond 13, nii et seda leidub igal pool seda perikoopi. Samas on see nii tuntud ja laialt levinud lugu ja ilmselt juba õige varases staadiumis, sest 2. sajandi autor Papias juba mainib seda lugu. Eusebius oma kirikuloos mainib nõnda. 9. sajandist on pärit isegi üks vernakulaarne tõlge, bavaariakeelne tõlge sellest perikoobist, mis loomulikult annab tunnistust siis selle perikoobi suurest populaarsusest. Ja Bütsantsi tekstitüübi järgi, mis oli siis keskajaks muutunud kõige niimoodi tunnustatumaks Uue Testamendi põhitekstitüübiks, on see jätkuvalt Johannese evangeeliumi osa, kuigi kandilistes sulgudes. Kuigi isegi paljudes uuemates piibliväljaannetes on see tekst nagu üldse kõrvale jäetud, siis eestikeelses piiblis, nagu näeme, see on ikkagi olemas meil. Ja võib-olla on huvitav teada selle perikoobi puhul ka, et evangelist ütleb 2 korda, et Jeesus kirjutas midagi sõrmega maa peale. Aga evangelist ei ütle, mida ta sinna kirjutas. Kuid armeeniakeelses piiblis, mis järgib hilisemaid kreekakeelseid käsikirju, ühte väikest gruppi, öeldakse, et Jeesus kirjutas prohvetlikult maa peale süüdistajate endi patud, mille tõttu nad siis ka solvunult minema läksid. Nii et see on ka üks huvitav detail selle looga seotud. Nii et Johannese evangeeliumis seda tekstilõiku on paigutatud mitme koha peale ja minu arust on siin täiesti õigustatud, näitamaks, et tekstikriitiliselt ei ole kindel, kuhu see peaks kuuluma. Aga ilmselgelt on see algsajanditest saadik olnud Uue Testamendi osa. Nii, kui jaksate veel, näiteks Rooma kirjast ringles vähemalt 10 erineva pikkusega varianti, 13, 14, 15, 16 peatükiga versioone. Praegusest eestikeelsest tõlkest see kohe kuidagi ei selgu. Näiteks 15. peatüki lõpus võiks olla sõna aamen kandilistes sulgudes, sest vanim Pauluse käsikiris on Papyros 46 ja Codex Alexandrinus jätavad selle ära. Nii et vähemalt võiks näidata, et see ei ole ilmtingimata see sõna aamen seal olemas. Nüüd Rooma 16, 25-27 ehk siis jällegi doksoloogia on kandilistes sulgudes. Miks? Sellepärast, et paljudes käsikirjades leidub see sama doksoloogia kas 14. peatüki lõpus või 15. peatüki lõpus. Nii et sellelgi ei ole nagu kindlat kohta. Nii et Rooma kirja puhul on samuti, kui leiate lõpust need kirjasulud, siis need näitavad, et tekstiliselt on seal probleeme, kus see doksoloogia parasjagu peaks olema. Nüüd piiblitõlke komisjon, ka Eesti Kirikute Nõukogu viimasel kohtumisel, seal näidati Efesose kirja uut tõlget, mille päris alguses oli linna nimi Efesos kandilistes sulgudes. Oli torisemist, et see segavat lugemist, kuid kandilised sulud peavadki seal olema, sest parimates käsikirjades, kaasa arvatud Pauluse kirjade vanimas Papyrose käsikirjas P46 ehk Papyros 46, seda kohanime lihtsalt ei ole mainitud. Aga kuna terve kirikuloo jooksul on seda ikkagi peetud Efesose kirjaks, siis jah, ta on seal, aga ta võiks seal olla Efesose või tähendab kandilistes sulgudes. Siis on veel üks huvitav kirjakoht, 1. Johannese 5, 7-8. No nende salmide kohta ei ole üldse midagi leida eestikeelsest piiblist. Mingeid kandilisi sulge ei ole. Loeme, jah, tunnistajaid on 3, vaim, vesi ja veri ja need 3 on 1. Ja eestikeelne piibel ei anna meile teada, et suurema osa Kristuse eksisteerimise ajast on läänemaailm lugenud seda teksti sellisel kujul, igasuguste variantidega. Jah, tunnistajaid on 3, isa, sõna, vahest ka poeg ja vaim. Enamus kreekakeelsetest käsikirjades neid sõnu ei ole ja seega ei ole neid ka meie eestikeelses tõlkes. Kuid siin võiks olla vähemalt joonealune märkus,
kui just seda tekstivarianti ei taheta panna nurksulgudesse. Mina paneksin nurksulgudesse, sest see on nii pikaajaliselt olnud läänekristluse teksti osa. Ja võib-olla viimase näitena midagi provokatiivsemat ka. 1. Korintuse 11:2-6, eriti salm 5, mis ütleb iga naine, kes palvetab või profeteerib. Neid tagavad Jumala teenistusel kaasalöömise võimalusega naisterahvastele. Seepärast on salmid 14:34-35 kirja kontekstis pisut problemaatilised, et mitte öelda vasturääkivad. Ja see tekst ütleb, olgu naised, künaikes tähendab nii naissoo esindajad kui ka abielunaisi, koguduses vait, sest neil ei ole luba rääkida, vaid nad alistugu, nagu ka seadus ütleb. Nüüd näiline vastuolu 1. Korintuse 11. peatükiga, kus öeldakse räägi, palveta, ja 14. peatükiga, kus öeldakse ole vait, on ilmselt põhjustanud ka algkeelse teksti ebakindluse. Probleemi olemasolu näitab fakt, et paljudes heades kreekakeelsetes käsikirjades, samuti ladinakeelsetes käsikirjades, asuvad salmid 34-35 40. salmi järel ehk peatüki lõpus. Ja Codex Fulciensis 6. sajandil asetab need salmid 33. salmi kõrvale. Tähendab mitte teksti, vaid teksti kõrvale. Seetõttu paneksin eestikeelses piiblis selle tekstilõigu samuti kandilistesse sulgudesse. Ja pealegi, miks on Maria Magnificat, Luuka 1:46-55, kanoniseeritud Uue Testamendi osa, pikim naisterahvale omistatud sõnavõtt, kui naised peavad olema koguduses vait? Ja miks on süüriakeelses piiblis sektsioon nimega naiste raamatud, Liber Feminiarum, Ruti raamat, Susanna raamat, see on Danieli raamatu lisa, Ester ja Juudi raamat, kui naised peavad olema koguduses vait? Nii et kui see minu teha oleks, ma paneksin need salmid ka kandilistesse sulgudesse. Ilmselt on ka paljud, kes minuga ei nõustu, aga see selleks. Aga nüüd see kõige olulisem küsimus. Kas siis Jumala sõna polegi muutumatu, kindel ja usaldusväärne? Muidugi on. Nurksulgusi ei tohi üle tähtsustada. Meie piiblites on õige palju asju, mida käsikirjades ei ole. Sõnade vahed, kirjavahemärgid, salminumbrid, alapealkirjad, paralleeltekstid, joonealused märkused ja kõige selle hulgas ka nurksulud. Kui nüüd sõna aamen ei esine meie isa palve lõpus, ei muuda see meie isa palves absoluutselt mitte midagi. Kui benediktsioon asub teises kohas või linnanimi Efesos ei esine kirjas Pauluse armuõpetuses, ei muuda see mitte karvavõrdki midagi. Aga küsime uuesti. Kas siis nurksulgudes olev ei peakski olema piibli osa? Sellele küsimusele vastates võib-olla võiks öelda seda, et piibli raamatud kui sellised, Mattuse evangeelium, Markuse evangeelium ja nii edasi, raamatud on kanoniseeritud, aga nendes olev tekst ei ole kanoniseeritud. Kui tekst oleks kanoniseeritud, siis saaks ka tõlkeid teha. Tähendab, tekst on vaba. Aga kaanonisse kuulumisel üks olulisemaid kriteeriumeid oli selles, kas kogudused kasutasid vastavat raamatut, näiteks Mattuse evangeeliumit. Ja just eriti kas suuremad kogudused, ütleme Aleksandrias, Roomas, Kartaagos, sellistes kohtades, kas need suurkirikud, ekvivalendina Tallinnas Oleviste kirik, kasutab seda teksti või mitte. Ja kui kasutati, siis see raamat kuulutati kanooniliseks. Ja minu arust tasub seda printsiipi ka nurksulgudes olevate tekstide puhul kasutada. Kuna kristlik kirik on neid salme või neid tekstilõike kasutanud läbi sajandite, on need vaieldamatult piibli osad, kuigi tekstikriitilises mõttes on lähtetekstiga probleeme. Nii et ei maksa ennast lasta häirida nendest nurksulgudest, see on piibli osa, see on usaldusväärne, aga lihtsalt selle tekstikriitilises mõttes selle asjaga on probleeme. Tarmo, suur tänu sulle selle väga sisuka ja sügavalt mineva jutustuse eest. Mida sa ise teed, kui sa nüüd piiblit loed, et kas sa märkad neid nurksulge ja kui sa neid märkad, kas sa kuidagi eristub see tekst sinu jaoks personaalselt ka? No see oleneb, milleks ma piiblit loen. Kui ma oma hingekosutuseks loen, siis ma ei vaata seda asja üldse.
aga ma loen ka hommikuti selleks, et seda teksti õppida, loen seda kreeka keeles ja siis ma tegelen selle kribu-krabuga seal joone all. Ja see on hästi huvitav, kui ma koolis käisin, me õppisime seda mitu kuud, kuidas seda lugeda, mida kõik need väiksed tähekesed seal tähendavad ja see on väga huvitav teadus, siis sa tead, missugused käsikirjad on head, mis ei ole. Seal on sõnavormidel on erinevused, sidesõnadel on niisugune pudi-padi tegelikult, mitte väga olulised asjad. On need erinevused ja selles mõttes on, kui ma seda teksti nagu tekstina õpin, siis see on hästi huvitav osa ja siis ma panen tähele nurksulgusid, siis on oluline mu jaoks. Aga kui ma loen selleks, et oma hinge harida, siis ei pane. Ja kuna enamus inimesi ei tegele tekstikriitikaga, siis ma arvan, et nad võivad rahulikult nendest nurksulgudest üle libiseda. Ja mida mina siit täna kaasa võtan, on võib-olla see tänulikkuse tunne, et nii meeletult suurest käsikirjade merest on meile siiski suudetud kokku panna mingi loetav tekst. Ja isegi kui seal on nagu erinevusi, siis see, mis on meile pärandatud, on tegelikult väärt tekst. Et see on kindlasti mulle täna siit kaasa võtta. Jah, võib-olla tasuks veel toonitada seda, et need tekstilised erinevused, need tõesti puudutavad kõige sagedamini nagu sidesõna olemasolu või mingit niisugust hästi väikest asja, mis tõesti mitte midagi ei tähenda. Nii et see on suur töö ja need, kes on kõik need 5800 käsikirja läbi vaadanud ja üksteisele kõrvutan, need teavad, kui palju sealt tegelikult annab võtta ja kui palju sealt annab jätta ja selle tõttu on siis teatud kohtades kasutatud seda nurksulgu. Suur tänu sulle, Tarmo, ja nüüd ma usun, et on põhjust natukene arutela ja samamoodi vaadata võib-olla mõnda nendest tekstid, mida Tarmo täna ka näiteks tõi ja mida me siis nende tekstidega teeme.